Külmast Tallinnast suundume nüüd aga Frankfurdi autonäitusele, et rääkida sellest, millised on viimased Volvo uudised. No mina ise Volvo fännina pean kindlasti küsima ka nende autode kohta ja esindate te ju ka Eestis siin Volvosid. Suurem uuenduskuur on tegelikult vist selja taga, aga järelikult kui midagi väljas on, siis ikka ei magata. Absoluutselt, sellepärast, et 2014. mudeliaasta Volvod on nüüd kõik riburada mööda juba Eestis. See, mida Genfis tutvustati, on nii-öelda tänaseks ajalugu või mitte ajalugu, vaid meie igapäevane leib. Aga tänavusel Frankfurdi näitusel näidatakse või tuuakse rahva ette siis oluline teetähis, mis avab nii-öelda telgitagused sellest, millised saavad välja nägema järgmise põlvkonna Volvod. Ja Volvo Coupé kontsept on see kaunis kaheukseline, väga saledate joontega sõiduriist, mida rahvusvahelisele autoüldsusele Frankfurdis tutvustatakse. No ma just mõtlen praegu, leasing saab 4 aasta pärast läbi. Kas ma võin kindel olla, et selleks ajaks on uued kenad Volvod turul olemas? Jah, järgmiseks nii-öelda, see kõlab veidikene küll imelikult, aga just nimelt kaheukselise Coupé järgi on disainitud järgmine Volvo X90, mis loodetavasti meile 2014-2015 aastavahetusel kohale jõuab. Nii et kui vaadata neid kauneid jooni, siis on vast veidikene nuputamist, et milline Volvo nii-öelda see suur linnamaastur saab juba aasta pärast välja nägema, aga selle põneva töö jätaks siis eelkõige vaatajatele teha või mõttetöö ja ka ütleme guugeldamise, mida kõike see välja võib tuua. Ma saan aru, et me sinuga kohtume kindlasti jälle kevadel Genfis. Kas selleks ajaks on Fordilt Volvolt midagi tulemas või nii pikalt, ehk siis pool aastat ette veel ei tea? Ja mis pool aastat? 8 kuud isegi? See, et tulemas on, see on täiesti kindel, aga mida konkreetsemalt näidatakse selle kohta hetkel jah, ei saa veel midagi täpsemalt kosta, aga see, et midagi väärt saab näha, selles olen ma enam kui kindel.